Isa taevas, me täname sind, et sa oled elav Jumal meie keskel. Liigu, palun, oma püha vaimu läbi meie seas. Nii nagu sa apostlitele näitasid ennast elavana mitme tõestusmärgina. Täname, et täna veel sa teed inimesi vabaks igast sidumisest. Ükski haigus pole liiga raske sinu jaoks. Ükski inimlik väljakutse, Jumal, võimatu sinu jaoks. Ja me täname sind sinu vaimutöö eest meie keskel. Me usume sinusse, me loodame sinu peale ja me ootame, et sa meie keskel täna siin paigas liigud. Issa me palume samuti, et kui me avame sinu sõna, et sina avaksid selle meile ja kinnitaksid oma sõna, mida on juba siin kuulutatud, sõna ja lauluga ja tunnistustega ja mida veel kuulutatakse, imede, tunnustähtedega. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen, te võite võtta istet. Vau, see on olnud võimas juba, mis siin toimub. Halleluuja. Ma tänan issandat ja pastorit selle võimaluse eest olla tagasi siin Viimsi koguduses. Mitte teades, et siin on üks teine kogudus lisaks Kohilast ja kuuldes seda koori siin, ma mõtlesin, et vau, kui palju teid sinna alles jäi. See oli ikka selline võimas grupp siin üleval ja vägevad sõnumid nendes lauludes. Ma mõtlesin, et kui saaks niimoodi hommikul üles tõusta, et vahest on selline paha tuju ja siis koor lihtsalt laulab sulle, et Jeesus on kuningas. Ja et vaenlane on lüüa saanud, see tõstab su tuju, sa ei saa seda parata. Ja rõõm näha Erki sind siin. Me oleme sinuga ühel lõpuspurdil jooksmas seda võidujooksu, et teha ära magistrikraadi. Jumal aidaku meid. Ma lootsin, et sa ütled amen selle peale. Ja kõik, kes on seda sama asja läbi teinud, teavad seda. Marika, tore näha sind Pärnust. Ja sõber, tore olla koos. Sõbrad, ma tahan lugeda teile Luuke evangeeliumist. Ma suutsin täna hommikul niimoodi ära tulla, et jätsin oma piibli koju. Mul on küll telefon muidugi olemas, aga mulle meeldib lugeda piiblist, mida ei pea laadima. Telefoniga on see, et sa pead kogu aeg seda laadima, vool ära läheb, siis on asi päris kehva. Luuke evangeelium, ma vist ei ütlen teile kuhu pöörata, aga see on 8. peatükk. 8. peatükk ja salm 26 kuni 39. See on sükene pikem kirjalõik siin, aga ma arvan, see on hea, kui Jumala kojas Jumala sõna loetakse. Nii et loeme seda siis koos. Nad purjetasid Gerasalaste maale, mis on Galilea vastas. See on siis Jeesus ja tema jüngrid, eks ole nii. Ja kui tema astus maale, tuli linnast talle vastu mees, kelle sees oli kurje vaime. Ja ta ei olnud ammust ajast kuube selga pannud ega asunud majas, vaid surnuhaudades. Jeesus nähes, ta hakkas karjuma, heitis tema ette maha ning ütles suure häälega, mis on mul tegemist sinuga, Jeesus, kõige kõrgema Jumala poeg? Ma palun sind, ära piina mind, sest ta käskis rüvedat vaimu väljida inimesest. See oli teda juba kaua aega vaevanud ja teda oli ahelatega seotud ja peetud jalgraus, aga ta oli rauad katki kiskunud ja kuri vaim oli teda ajanud kõrbesse. Jeesus küsis temalt, mis su nimi on, tema vastas Leegion, sest palju kurja vaim oli läinud tema sisse. Ja need palusid teda, et ta neid ei käsiks minna ära põrgu hauda, aga seal oli suur seakari mäel söömas ja nad palusid teda, et ta neid lubaks minna nende sisse. Ta andis neile loa. Aga kui kurjad vaimud olid inimesest väljunud, läksid nad
sigade sisse ja seakari kukutas enese üle peakaela kaldalt järve ning uppus. Kui siis karjatsejad nägid, mis sündis, põgenesid nad ja andsid seda teada linnas ja maal. Siis tuldi välja vaatama, mis oli sündinud ja mindi Jeesuse juurde, leiti inimene, kelles kurjad vaimud olid välja läinud, Jeesuse jalge ees istumas riietatult ja selge aruga ja inimesed lõid kartma. Siis jutustasid neile need, kes olid näinud, kuidas seestunu oli terveks saanud ja kogu rahva hulk Geraslaste maa ümbruskonnast palus teda, et ta läheks ära nende juurest, sest suur hirm oli vallanud neid ja tema astus paati pöördus tagasi. Aga mees, kelles kurjad vaimud olid välja läinud, palus teda, et ta võiks jääda tema juurde, kuid Jeesus laskis ta minema, üteldes, mine tagasi koju ja jutusta, mis suuri asju Jumal sulle on teinud. Ja ta läks ära ja kuulutas mööda kogu linna, kui suuri asju Jeesus temale oli teinud. Amen. Pikk kirja lõik siin, aga me teame, et Jeesuse avalik teenistus hakkas pihta peale tema pikka paastuaega ja õieti ka siis sellist vaimulikku konfrontatsiooni seal kõrbes. Muuseas, Luukas on see, kes ütleb, et isegi metselajad ründasid teda selles perioodis ja me teame, muidugi kurat tuli teda ründama seal. Jeesus läks kõrbesse vaimu poolt juhituna, aga tuli tagasi vaimuväes. Amen. Nii, kui sa lähed läbi oma väljakutsest ja püsid selles, tuled võiduka välja, tuled tagasi väes. Ja Jeesus teenistust võiks iseloomustada selles alguse faasis, et ja muidugi see kestis kogu tema teenistusaja, aga eriti ta ajas välja kurjavaime ja tervendas üle kogu selle piirkonna. Eriti näiteks, kui sa Markuse evangeeliumit loed, leiad sa, et seal oli väga palju erinevaid intsidente, kus ta tegeles just nimelt kurjade vaimudega. Võttis nende üle meelevalla, ajas need välja ja muidugi me loeme sellest, et andis jüngritele seal meelevalla kurjade vaimudele ja kogu see kurjade vaimudega tegelemise teema puhus nii palju kirgi, et me loeme, et isegi Jeruusalemmast tulid kirjatundjad tšekkama, et mis toimub, mis seal toimub. Teatavasti Vana Testamendi päevil me leiame Jumala sulaseid, profeteid, kes tegid igasugu imesid, märkimisväärseid tervenemisemesid, surnust äratati üles, toit paljunes, Punane meri läks 2, igasuguseid imesid, välja arvatud kurjade vaimude väljaajamise teema. See oli Vana Testamendi ajal tundmatu. Me teame, et kui kuningas Saul kuri vaim tema peale laskus, Taavet siis mängis kannelt, see leevendas olukorda, aga kurja vaimu see välja ei ajanud, Taavet pidi ise põgenema hiljem seal olukorra eest. Nii et need kirjatundjad lausa tulid vaatama, mis seal toimub. Ja meelevald kurjade vaimudel oli midagi uut, nagu tolle aja siis religioosses maailmas. Ja Jeesus on vaevalt oma jalad alla pannud sinna Gerasalaste maale maha, kui juba tal on kokku puude ühe hirmsa mehega. Evangelist üks ütleb, et keegi ei julgenud käia seda teed. Matteus kirjeldab sama lugu siin. Nüüd see hea uudis on see, et Jeesus ei ole tulnud sinna nii-öelda lahinguväljale tühja kabuuriga, vaid ta on täis püha vaimu, ta on täis Jumala sõna, ta on veetnud aega Jumala ligiolus, ilmselgelt palvetanud, ilmselgelt on tal pidev osadus Jumalaga ja huvitav intsident leiab aset vahetult enne seda, kui ta üldse sinna vastaskaldale jõuab. Me ei lugenud seda siit, aga kui sa oled piiblit uurinud, siis sa mäletad seda, et enne kui ta jõuab üldse sinna teisele kaldale, on seal üks
tugev torm merel. Ma arvan, et see torm ei pruukinud olla juhuslik torm. Ja ma saan aru, et meie maailmas toimub igasuguseid loodusnähtusi ja ma ei arva, et iga vihma taga on vaenlane ja peaks iga põõsa taga kuskilt kurja vaimu otsima, aga kui sa loed Uut Testamenti, siis Paulus kutsub kuradit õhu valla vürstiks. Ja mäletad seda, kui Hiobi vastu saatan läheb, tema laste, tema varanduse vastu, siis peamiselt, mis selle katastroofi tekitab, on suur tuul, mis tõstab seal selle pea nurgad või katuse ja kogu asi kukub kokku. Nii et, ja muidugi me teame, et Jeesus sõitleb seda tormi seal ja võtab selle üle meelevalla. Aga see on võimalik, et vaenlane püüdis Jeesust ja tema tiimi takistada juba varem, et nad ei jõuaks sellesse paika, kus oli üks väga suure potentsiaaliga mees. Sellel hetkel küll seotud, aga me teame seda hiljem, et Jumal teda võimsasti kasutas seal, me just lugesime sellest samuti, kuidas ta käis seal piirkonnas ja mis kõik juhtus. Nii et see on võimalik, et sinu tänane torm, millest sa läbi lähed, on sinu homse läbimurde pärast, mida vaenlane juba näeb, potentsiaal, mida ta näeb, et heidutada sind tagasi pöörama, heidutama järgi jätma. Ja me kõik teame seda, et väga tihti me heidutume oma nagu sellisel teekonnal, sellises keskpaigas, kas pole nii. Kui sa näed finišit, siis sa leiad, et tuleb ikka jõudu juurde ja pingutad veel sinna välja, eks ole. Või kui sa oled stardijoonest ainult mõni sammu teinud, siis sa lihtsalt, pööran tagasi sinna. Aga kui sa oled keset seda võidujooksu, kui sa oled keset merd, keset tormi, keset kõrbe, keset olukorda, kus sa oled nagu ülemineku ajas, see vana olukord on ära nagu lagunenud ja mingi asi on katki läinud ja mingi asi ei ole enam nii nagu vanasti ja sa oled uues situatsioonis, aga uust situatsiooni nagu päris ei ole ka formuleerunud sinu elus, aga sa oled sellises ülemineku ajas. Egiptusest oled väljas, Kaanani maad veel ei näe ega saa seda katsuda käega, tõotus on, aga sa oled sellises kõrbefaasis, kus sa sammu edasi jala panema, et lõpuks jõuda Jumala tõotustesse. Amen. Ma arvan, me oleme kõndinud sellises perioodides, kus asjad ei ole veel päris kuju võtnud ja mõistame, et need tormid teinekord ei ole mitte lihtsalt selle hetke pärast ainult, aga selle kõige pärast, mida sa tulevikus võiksid olla. Mida sa tulevikus võiksid ära teha. Vaenlane teinekord näeb seda kutsumist varem, kui inimene ise näeb ja püüab annuleerida seda, mida Jumal teeb. Nii et ära luba vaenlasel hoida sind eemal Jumala plaanist. Võitlus käib sinu tuleviku pärast. Ja muuseas võti, ükskõik millises elutormis ellu jääda, on see, et sa ei lase sellel, millest sa läbi lähed, läbi minna sinust. Fakt, et sa oled vees laevaga, ei tähenda seda, et sa pead laskma vee laeva. See, mis su ümber on, et see tungi sisse. See, et sa kõnnid läbi hirmu äratavast olukorrast, ei tähenda seda, et sa pead tingimata kartma. Ja see on muidugi, mida me näeme ka siin. Jeesus on selles tormis, hämmastav, ta lihtsalt magab. Nüüd ma alati olen imestanud selle üle, kui piibel kirjeldab, et lained lõid juba niimoodi paati, et nad arvasid, et nad hakkavad ära uppuma. Ja Jeesus magab. Mitte ainult see kõigub seal, aga sul on nagu sisuliselt sa magad vesivoodis. Ma ei tea, need on enam populaarsed tänapäeval, aga kunagi olid. Magad vesivoodis ja siis mõtled, et mis toimub. Uni on niivõrd hea. Aga
ma vaikselt spekuleerin endamisi ja mõtlen, et võib-olla. Jeesus magas nii sügavasti sellises rahutus, vähemalt teiste jaoks rahutus olukorras, ebamugavas olukorras, võib-olla sellepärast, et oli jälle ühe öö läbi palvetanud. On see võimalik? Jeesus palvetas tihti öösel, vähemalt me loeme, et ta tõusis jälle vara, enne kui valgeks läks ja palvetas üksikus paigas. Mõne tunni pärast jüngrid said ka maast lahti ja siis otsisid ta üles, ütles, et kuule, kus sa siin oled? Kõik otsivad sind, tead, lähme. Jeesus veetis väga palju aega palves ja ilmselgelt see oli vaimuliku tugevuse saladus. Amen. Ja kui see oli tema vaimuliku tugevuse saladus, siis see on sinu vaimuliku tugevuse saladus. Kas pole nii? Ja see hea õppetund sellest loost on see, et Jeesus magab maha tormi. ja see moraalne õppetund on sellest see, et kui sa öö läbi palvetad, siis sa võid päeval nii mõnegi tormi maha magada. Sest see nagu läheb sust üle, see läheb sust mööda, see ei jõua niimoodi sinuni ja see taba sind sellisel viisil, sest see, kes on sinu sees, on suurem kui see, kes on maailmas. Halleluuja, tänu issandale. Ja kui ta jõuab siis sinna pärast selle tormiga tegelemist, ta sõitleb seda tormi, lained jäävad vait, tuul vaibub. Ta jõuab vastaskaldale ja talle tuleb vastu mees, kelle sees on kurje vaime. Mitu kurje vaimu, mitte lihtsalt üks. Ja piibel ütleb siin, et ta on haudadest tulnud mees ja Markus ja Luukas siin nimetavad linnast tuli vastu mees. Mis viitab võib-olla sellele, et ta ilmselt oli omal ajal haritud mees, võib-olla isegi rikas mees, aga mingil põhjusel ta on jõudnud sinna paika, kus ta on täiesti seotud. Nüüd pea meeles, et igasugune vaimne sidumine ei hakka pihta, et inimene lihtsalt tõuseb hommikul üles ja ta on täiesti seotud. Kus on, mis toimub, millal, kus? Tavaliselt hakkavad asjad kõik pihta ühest mõttest. Ja mõte, mida me võib-olla peaks välja viskama, aga hakkame selle üle mõtisklema, sellega töötama, mis hakkab kujundama meie suhtumist. Ja meie suhtumine võib-olla siis mõjutab meie otsuseid ja meie otsused mõjutavad meie tegutsemisi ja meie tegutsemised hakkavad harjumuspärased tegutsemised kujundama meie harjumused kujundavad lõpuks meie iseloomu ja teatud iseloomu omadused võivad lõpuks tõmmata ligi teemonid. Need asjad juhtu üle öö ja piibel ütleb ka isegi Juudas Iskariotist, et ta sai ära andjaks. Ta ei tulnud sinna selle agendaga kohe, ta sai. Ja piibel ütleb, oli mõtte vaenlane pannud tema pähe ja siis viimasel söömaajal, kui saatan sisenes temasse. Nii et see mees oli ilmselt tulnud ühe teekonna, kus ta oli tänaseks selles paigas. Ta elas koos surnutega, surnuhaudades. Võiks isegi öelda, et võime öelda, et ta elas surmaga. Ja võib-olla vahest me ka elame surmaga, kas pole nii, meil on olnud mingi raske asi, mis on olnud meie elus. Me oleme võib-olla pidanud jätma hüvasti kellegiga, kes oli kallis meile. Me võib-olla pidime silmitsi seisma abielu lahutusega või mingi asi, mis ebaõnnestus, mis pani meid tundma, et me olime kehvad selles asjas. Süütunne tuleb sellest, mida sa teed, häbitunne tihti sellest, kuidas sa enda suhtes tunned. Ja see, kui surmaga koos elada, kahtlemata see toob hävingut ja see takistab ja see lõppeks tapab ära need asjad, mida me peaksime tegema. Ja mulle meeldib üks ütlus, mida ma kuulsin ühest filmist kunagi, mille nimi on Lonesome Dove. Tommy Lee Jones mängib seal ühte peaosa ja kuna ta on seal ühe kaaslase ära matnud teel
Texasest Montanasse pikk tee karjaga minna ja seal tee peal juhtub igasugu väljakutseid ja see film on muuseas mingi 8 tundi pikk, nii et kui sa seda 8 tundi ära vaatad, siis sa õpid kõiki neid karaktereid seal väga hindama ja kuidagi sulle hakkavad meeldima ja siis, kui üks nendest ära sureb, sa on, tema suri ära või täitsa lõpted ja sa tunned ise ka tahaks nutta ja siis see näitleja ütleb niimoodi, et parim asi, nad on selle mehe juba ära matnud seal ja keegi ütleb paar sõna ja keegi ütleb, kas sul on ka midagi öelda ja siis Tommy Lee Jones võtab oma kaabu sealt ja ütleb, et jah, ta oli selline mees ja väga hea ja kõik see, aga nüüd on läinud ja sõbrad, parim asi, mis ma iganes eales olen teinud surma suhtes, on see, et parim asi sellega teha on selle juures lihtsalt minema minna, minema jalutada, mitte elada koos surmaga. Nüüd see mees aga oli haudades ja kurjad vaimud olid teda sidunud. Me peame võib-olla väikse momendi võtma ja küsima, et kes on kurjad vaimud. Ja selle kohta on palju teooriaid ja üks nendest on see, et nad on langenud inglid. Langenud inglid. Me teame, et saatana langemisest on piiblis üsna täpselt juttu, aga kus siis pärinevad teemonid meil väga otseselt öeldud ei ole. Aga see on üks teooriatest. Üks teine on see, et nad on ihuta jäänud Aadama eelne rass. Ja muidugi on Jesaja raamatus ja Jeremia raamatus ja Hiobi raamatus mõned kirjakohad, mis võib-olla võiksid viidata sellele. Aga ma ei tea, kui tugev põhi sellele on. Ja siis on samuti käinud ringi selline idee, et nad on need hiiglaste järglased, kes uppusid uputuses. 1. Mooses 6.2 räägib sellest. Aga vahet pole, kus see päritolu on, mulle meeldib, mida Charles Hunter ütleb, et mul on see sama instruktsioon neid kõiki välja ajada, Jeesuse nimel, kus nad iganes tulevad. Mul on see sama meelevald, mul on see sama instruktsioon, ajada need välja. Amen. Ja see on see, mida Jeesus ütles, mingi kõike maailma, eks ole, kuulutage evangeeliumit ja kurjad vaimud nad ajavad minu nimel välja. Mida me aga kurjade vaimude loomusest teame ja selle mehe elu näitena me peame seda korraks vaatama, on see, et nad on kavalad. Kavalad. Nad tõotavad sulle vabadust, aga tegelikult orjastavad, salalikud, valelikud, kiusajad, kahtlemata, kas pole nii, orjastavad. Kindlasti nad ei ole kõikjal olevad, kõikjal viibivad, kõike teadjad, nii nagu Jumal. Aga mida nad on vastu Jumalale, soovivad tähelepanu, soovivad isegi kummardamist ja me tunneme ära nad tavaliselt nende viljadest. Need viljad on sidumine. Pastor Kristjan just märkis siin, et vabaks saada täna oma sidumisest, ära mine sellega ära, mingi asi seob inimest, sundmõtlemine või käitumine või mingisugune rõhumine ja need on niisugused viljad. Muuseas, ma pean seda ütlema teile samuti, et igasugused sensitiivid ja imeravijad, neil pole üleloomulikke võimeid. Nad opereerivad samamoodi kurjade vaimude abil. Mis iganes erinevad teemad seal on. Ja ma võin öelda teile ka samamoodi enda suhtes. Mul samuti pole üleloomulikke võimeid. Mida ma teen, ma pean toetama pühale vaimule. Amen. Ja see mees aga oli kontrollitud teemonite poolt. Nüüd ma unustasin alguses teile öelda oma pealkirja, jutluse pealkirja. Ja see on ka oluline, ma ütlesin soundimehele ennem, aga see pealkiri on see, et mine tagasi koju. Eelmine kord, kui ma olin siin, siis ma rääkisin sellest, et pea piiri. Ja kui Kristjan mulle kirjutas või helistas selle kohta tulla, siis ma mõtlesin, mida rääkida siin, siis mul oli üks teine jutlus juba tehtud ka varem, mille nimi oli see, et mine üle piiri. Ma mõtlesin, võib-olla see oleks hea balansseering sellest. Ja vahest Jumal muudab neid jutlusi teemasid keset niimoodi viimast momenti. Kõik jutlustavad on seda aeg-ajalt kogenud võib-olla. Ja alles hiljuti ma valmistusin meie koguduses kõnelema ühte teemat ja ma olin
küsimärk saatest TV7 siis pidanud käsitlema seal samasooliste teemat ja rääkima natuke sellest ja ma mõtlesin, et ma olen seda teemat juba natuke uurinud, et ma võib-olla räägin siis ka ühe jutluse meie kogudusele ja ma töötan selle kallal ja tead, terve õhtu seal ja laupäeval ka veel ja ikka kuidagi asi nagu pudeneb koost, no ei ole purakad sees selles jutluses ja ma tunnen, et see nagu laguneb ära mu näppude vahelt ja siis õhtul kuskil 9:30 ma tunnen, et Jumal kuidagi tegeleb minu südamega ja annab mulle hoopis teise teema, ütleb, räägi hoopis kiituse väest. Ma mõtlesin, vau, see oli nagu väga drastiliselt teine teema. Aga Jumal andis meile vägeva läbimurde. Aga täna see pealkiri on see, et mine tagasi koju, aga sa pead natuke ootama, kui ma sinna jõuan. Nats pea veel oogu, eks ole. Nüüd, mida ma tahan kiirelt suga veel jagada, on see, et see mees, kes tuli seal Jeesusele vastu, oli kurjade vaimude poolt seotud. Ja võib isegi öelda seestunud. Ja ilmselt mehe sees oligi tuhandeid kurje vaime. Aga mis on huvitav, et vaenlane, hoolimata sellest, oli teda sellisel viisil sidunud, ei saa ikkagi, ega saanud selle mehe puhul, võtta üle tema vaba tahet. Mees ikkagi tuli Jeesuse juurde. Kui see oleks olnud vaenlase agenda, siis ta oleks püüdnud teda hoida eemale kõigest sellest, mida Jeesus oleks tema jaoks võinud teha. Mis ütleb sulle ja mulle seda, et vaenlane ei saa kompromiteerida sinu ja minu vaba tahet. Ta võib seda survestada, ta võib püüda meid kiusata mingis suunas, aga isegi mees, kellel oli nii palju kurje vaime, tuli Jeesuse juurde ja olenemata sellest, kui palju sul koormaid on või milliste sidumiste või väljakutsetega sa tegeled, siis sinus on see meelevald tulla Jeesuse juurde. See sõna seestunud muuseas on sõna taimonizomai, kreeka keel. Okei, mul ei ole veel lõpukraadi käes, ma võin vigu teha häälduses. Pärast juunikuud enam ei tohi. Mis tähendab tegelikult kurja vaimu mõju all olema. Me alati ei ole üheselt aru saanud sellest seistumise pointist, mis tähendab seda, et tal võisid olla mingisugused episoodid või võis olla kontroll teatud alade üle. Ja Piibel ütleb, et tal oli mitu kurja vaimu, mis tähendab seda, et üks tõi teisi juurde. Ja me teame seda, et kui mingisugune Jeesus õpetas, seda vaim on väljunud, siis ta käib mööda kuivi paiki, otsib hingamist, kui ta leiab, tuleb tagasi ja püüab uuesti tulla. Ja ma arvan, me kõik oleme tundnud seda, et peamised kiusatused, mis meie elus nagu kõige paremini töötavad, on need, mis on varem töötanud. Vaenlane püüab proovida siin nende vanade asjadega, kas pole nii. Nii et me peame kaitsma, ehitama hea, tugeva vaimuliku kaitse oma ellu. Ja mõned mõtted veel, mis kurjade vaimude tegevust nagu iseloomustavad. Mis paljastavad neid kalduvusi. Näiteks, kui inimene tunneb pidevat soovi eemale tõmbuda, kogu aeg üksi olla, ebaloomulik soov olla üksinda või kontrollivad mõtted, ebatavaline selline korduv käitumine. See mees oli surnuhaudris, see pannud ennast riidesse, see oli ebatavaline käitumine. Kuskil ei leia asu, ebaratsionaalne hirm. Meil kõigil on mingisugused kartused, aga mingi ebaratsionaalne hirm, mingi foobia, mis kogu aeg seob. Võib viidata sellele, et inimene tegeleb ühe kurja vaimu rünnakuga, selle üle tuleks meelevald võtta. Ja see meelevald meil on Jumala lastena. Ja missugused asjad siis võivad näiteks teemonitele uksi avada? Noh, siin on näiteks kõik okultistlik tegevus. Kui inimene vaatab pornograafiat, himuvaim lõpuks tuleb tema ellu. Vaatab õudusvilme, hirmuvaim lõpuks tuleb tema ellu. Millel iganes ennast avad, andestamatus võib põhjustada sidumisi, tegelemata patt või mingisugune hingeline trauma, kuritarvitamine, mingi perverssusega tegelemine ja nii edasi. Huvitav on see, et igal juhul, kui see mees Jeesuse lähedale jõudis, äkitselt hakkas kuri vaim nagu ennast avaldama. Ja ma arvan, see on see parim, mis me saame teha, kui me tõstame
kõrgeks Jeesuse nime, kui me ülistame teda, siis laulva raamat ütleb, et õelad ei saa püsida õigete koguduses, need valed asjad tulevad esile. Isegi sina ja mina tihti, kui me ülistame Jumalat ja kodus tundsime, et kõik on hästi, äkitselt tunneme, et siin on üks teema, millest ma pean meelt parandama. Sest kuidagi Jumala ligiolu toob need asjad välja ja samamoodi need teemonid ja kurjad vaimud ei suuda taluda Jumala ligiolu. Nii et see vaim ütles, ära piina mind. Ehk teisisõnu, Jeesuse lähedal olu põhjustas talle piina. Ja see kuri vaim muidugi rääkis selle mehe suu läbi, et mis ta nimi on, kui Jeesus küsis, et ta nimi on Leegion. Ja me näeme samuti, et need teemonid olid territoriaalsed, tahtsid jääda sinna paika, sinna piirkonda. Nüüd, ma lippan siit kiiresti edasi, sest meil ei ole nii palju enam aega, aga kuigi see on huvitav teema ja oluline käsitleda meil kui kristlastele, sest see on üks asjades, mida Jeesus ütles meile. Ajage välja need kurjad vaimud, kas pole nii. Et Jeesus ajas, või mitte ajas, aga lasi nendel kurjadel vaimudel minna sigadesse. See on huvitav, nad ei saanud lihtsalt minna sinna. Nad pidid nagu küsima luba. Ja muidugi mõned on mõtelnud, miks siis Jeesus seal niimoodi kellegi varanduse terve seakari ära laseb hävida. Eks seal võib filosofeerida selle üle, sigade kasvatamine ja sealiha tootmine ja tarbimine oli kahtlemata keelatud teema Iisraeli maal ja seal paigas need kolid, seal muidugi võisid ka paganad osaliselt elada, aga see oli nende suhtes käis see samamoodi. Nii et kui need kurjad vaimud olid mehest välja läinud, Jeesus sõitles seda vaimu ja nad läksid nad sigadesse ja nende sigade kaudu ilmutasid tegelikult oma tõelist agendat, mis on varastada, tappa ja hävitada. Nüüd, kui see intsident, vabanemise intsident oli lõpuks esile tulnud, see on huvitav, et need, kes seda seakarja pidasid, põgenesid, läksid linna, tulid tagasi ja palusid, et Jeesus nende juurest ära läheks. Nad kartsid ühte püha vaimu poolt vabastatud meest rohkem kui kurjade vaimude poolt seotud meest. Sellega nad oleks võinud edasi elada. Aga kui keegi on oma elu pühendanud Jeesusele ja kes teab, milline vägi ja potentsiaal sellest välja võib tulla, see tundus ohtlik. Ja tihti pimeduse maailm tajub seda ohtu. Tihti inimene, kes teeb otsuse Jeesust järgida, läheb tagasi oma koju, kohtab vastuseisu võib-olla oma enda kodust. Mäletan, minu ema oli esimene, kes kuulis esimesel õhtul, kui ma evangeeliumi üldse kuulsin, ta kuulis läbi ukse, et minu sõber rääkis mulle. Ja kui minu sõber ära läks, ema ütles, kas hakkadki ära pöörama või? Ja ma ütlesin, et ei ole rahulik. Aga tegelikult ikka pöörasin, eks ole. Tegelikult ikka pöörasin. Aga meil oli omajagu väljakutseid minu kodus seal emaga, eks ma oli muidugi radikaalne ka ja ma mäletan, kuulsin, keegi ütles, et mitte, et ära lihtsalt tapa, ära üldse tapa midagi kedagi on see ja siis ma mõtlesin, see mis see tähendab, ema tappis kärbest, ma ütlesin, ema, ära tapa kärbest. Ema mõtles, usk on sulle täiesti pähe läinud ja ühesõnaga see võttis hulga aastaid, enne kui ma jõudsin tema südameni evangeeliumiga. Aga vastuseisu sealt igal juhul tuli. Ja need ka seal kartsid seda vabanenud meest ja palusid tal tegelikult ära minna. Kurjad vaimud palusid minna sigadesse. See rahva hulk palus, et Jeesus ära läks mõlemile. Jeesus vastas, et jah, okei. Ja hakkas ju ära minema ka. Aga kui nüüd see mees, kes oli vabaks saanud, palus, et ta võiks jääda Jeesus juurde, sellele mehele ta ütles ei. See palve oli ei. Huvitav, kas pole nii. Nüüd see seistunu, muidugi endine seistunu on saanud oma elu tagasi. Ta on näinud suurt imet Jeesuse kaudu. Ja mulle meeldib see, et ta
ei piirdunud ainult sellega, mida Jeesus oli teinud tema heaks, aga ta tahtis Jeesust ennast. Ta tahtis minna koos temaga. Panna oma vana elu ja minna nüüd koos temaga. Ja see on see, mis on üks hea märk sellest, et sa oled tõesti tema ära tundnud ja tahad minna siit edasi koos temaga. Mitte, et sain eksami ära vastatud, tead, sain lõpuhinde kätte, nüüd on Jumalaga jälle kuniks järgmine kriis tuleb, vaid et ma tahan minna koos temaga. Ja muuseas kõik need, kes Jeesusele ütlesid, et issand, ma tahan sind järgida, said talle apostliteks. Need olid seal lähemas grupis ju sees. Aga siin on üks mees, kellele Jeesus ütleb ei. Kui ta ütleb, et ma tahaks sind järgida. Jeesus ütleb talle, et mine tagasi koju. Ja ma kuulsin, et siin on hulga inimesi just saanud ristitud ja teinud värske pühendumise oma päästele, Jeesusele Kristusele, siis minu sõnum teile on ka, mine tagasi koju. Ja ela oma muutust esmalt välja oma enda kodus. See on sinu esimene missioni põld. Kui sa jääd seal ellu, siis sa oled valmis edasi liikuma. Kodus meil on kõige tähtsamad suhted ja kodu on see parim test meie usu reaalsuse, tõelisuse läbi katsumiseks, kas pole nii. Ja meie elud on kõige suuremaks tunnistuseks just nimelt kõige lähematele. Kui ingel ilmuks neile, see oleks auline, aga nad ei tea inglit enne ja pärast, aga sinu elu nad nägid vanasti ja kui nad näevad seda, mis Jumal teeb sinu eluga nüüd, see on nendele üks vägevam tunnistus, mis kinnitab neid. Ja muidugi ma mõtlen veel, kui palju väärt on ühe inimese elu Jeesusele, Jumalale. Jeesus tuli tegelikult läbi turmi ja teised pole kaldale sinna lihtsalt ühe mehe pärast, et teha vabaks see üks mees. Ja muuseas, see mees, kelle ta saatis sinna oma koju, oma piirkonda, piibel ütleb, et see mees hakkas kuulutama. Ma ei tea, mis viisil ta seda tegi, piiblikooli ta läbi ei teinud, pakat, tal niikuinii polnud makast rääkimata, aga, ja pühakirjaga ilmselt polnud, aga ta hakkas lihtsalt rääkima seda, mis Jumal oli tema elu jaoks teinud. Ja sellest mehest sai selle piirkonna evangelist. See piirkond, mis oli nii vaenulik Jeesuse teenistusosas, lihtsalt palus, et Jeesus ära läheks. See leia seda mitte kuskilt mujalt. Sealt paigast mine siit minema. Ma ei tea, kohta või gruppi, kes saadaks teda ära, aga see grupp saatis ära. Aga Jeesus ütles, pole viga, ma jätan siia ühe evangelisti ja see on see endine seotuv, sealt kuskilt august välja roninud, tead, kellel mingit reputatsiooni polnud, kõik kartsid teda, kõige ebatõenäolisem, kõige selline ebaminimene, keda võiks arvata, et Jumal võiks kasutada. Jeesus ütles, ma tahan just nimelt teda. Ja hiljem, ma ei tea, kui palju aega hiljem, aga me loeme Markuse 7:31 ja millele viitab ka Mattuse 15:29. Jeesus läks sinna samasse piirkonda tagasi, see Dekapoolis, need 10 linna. Ja ainult seekord suured rahvamassid voolasid kokku. Jeesus tegi seal märkimisväärseid imesid ja tunnustähti. Ja üks hea põhjus selleks oli see, et üks mees, endine seotu, endine mitte midagi, oli kuulutanud oma kodus, oli kuulutanud seal oma piirkonnas. Inimeste südamed olid pehmenenud. Inimesed mäletasid teda enne ja pärast ja nüüd üks ärkamine tuli sellesse piirkonda. Sõbrad, mina usun, et ühe piirkonna ärkamine hakkab pihta kodust, kellegi kodust. Eestimaa ärkamine hakkab pihta Eestimaa kodudest. Kuidas me elame oma usku välja seal, igapäevases elus. Nii et kokkuvõte sellest loost on see, et üks mees tuleb Jeesuse juurde väga šokeerivas olekus, võib-olla sa oled täna või oled faasis praeguses ajas. Jeesus
nõustub seal üllatava lahendusega, see oli see, et need kurjad vaimud läksid sigade sisse. Linna inimesed tulevad Jeesuse juurde veidra sooviga, et ta ära läheks. Ja Jeesus annab sellele mehele ootamatu vastuse, mis aga pöörab selle mehe heaks ja lõppeks avab vaimulikud uksed ka selles terves piirkonnas. See mees oli üks võtmemees seal paigas. Jah, ta oli seotud, aga Jumal kasutas just nimelt seda meest. Ja ma ei tea, kus sa täna oma paigas oled, aga võib-olla sa oled kogenud hiljuti nagu erilisi vaenlase rünnakuid sinu elu, sinu perekonna, sinu suhete vastu, sinu finantside vastu. Siis tea, et vaenlane teeb seda selleks, et heidutada sind, panna sind järgi jätma, panna sind allandma. Ta teab, et midagi head on tulemas. Kas pole nii? Jumal on midagi head tegemas meie maal. Jumal on midagi head tegemas meie isiklikes eludes. Ja sõbrad, minu julgustus on teile. Ära anna alla. Suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. Ja mine tagasi koju ja ela välja seda vägevat muutust, mida Jumal sinu elus on teinud ja jätkuvalt teeb. Amen. Amen. Suur tänu teile ja ma annan uuesti üle pastor Kristjanile. Olge väga õnn.